Nii sööme siin vaikselt hommikusööki, ongi matkapäev käes. Siis on kõhud täis ja siis hakkame vaikselt liikuma. Ain't nobody quite like seeing you, like feeling you. Ain't no alibi like being true, like you and I do. Tying back the years like younger days, like younger days. Crying happy tears like summer rain, like summer rain. I've been looking for a love like you, for a home like you. Yeah, it is. Old house. This brick has a lot. Half an hour now. It's half an hour. How many half an hour? You want to surprise it? Yeah. So those over there are rice fields. Need on siin hiigel suured rhododendronid, mis on nagu puud. Ja siis siin peal kasvab mingi teine taim, mis kaugelt näeb välja nagu avokaado. Aga tegelikkuses nad kasutavad seda asja mingi karride jaoks ja et väga huvitav. Nii, jõudsime esimesse suuremasse peatusesse. Seal on Fishtail Mountain, nagu kalasaba. Yeah. Yes, because nice place. So. Et umbes tund aega jalutasime ja nüüd oleme siin Australia campis. Even I have to show you. It was funny. Siin on ka ööbimised Australia campist edasi. Paar minutit ja väga palju saialilli. Need on tõesti igal pool siin. We lost. And not this Marnimal, it's like a little bit further. It's like we call the Annapurna Pool like this. Yeah. He was full of the energy. He's staying for a few days. And after that, they go back. Summer is like just this. Pool tundi möödas ja juba jälle mingi koht, kus saab ööbida. Tundub, et alguses on päris tihti neid. Kas võtsid osta midagi? Nii jõudiski meie lõuna. Minul on sellise leivake selle karriga siis ja veel on sellised mõnusad pelmeenid, momodeks nimetatakse. Täitsa süke maitsev söök. Tühjadult kui tagaajad, nii need muured kestavad. Räästa all ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Tühjadult kui tagaajad, nii need muured kestavad. Räästa all ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Rõnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Rõnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Nii, jõudsime enda järgmisesse peatuspunkti. See muidu peaks olema meie tänane lõpp-punkt, aga kuna me oleme nii kiirelt liikunud suht, et siis liigume järgmisesse edasi. Ja praegu kell on alles mingi, palju kell on? 2-3? 2 saab alles, jah. See on natuke liiga vara, et vast kuskil 4 paiku lõpetatakse.
Me oleme 4 tunniga päris palju kõndinud, oleme lõunat söönud vahepeal ja päris paljudes kohtades on ka sellised hästi ilusad kiiged. Seal, kus kaunis Ave istub. Et väike Tutti Frutti sponsoras. Kõnnid ringi labürindis väljapääsu leidmata, sest usud kõike seda, mida harjunud endal rääkima. Kõnnid ringi labürindis väljapääsu leidmata, sest usud kõike seda, mida harjunud endal rääkima. Kui ei mõista oma hoida, teise õnne ihaldad, rohi on ju rohelisem seal, kus seda kastad saab. Kui ei mõista oma hoida, teise õnne ihaldad, rohi on ju rohelisem seal, kus seda kastad saab. Meie järgmine peatus, väike siuke külake. Võtsime siit 2 pudelit vett ja kõlgutame siin jalgu üle ääre. Viimane tõus oli küll päris karm. Väga suur nurk oli ja säärelihased väsisid ära. Püüdes ringist välja saada, kannad kaasas pagasit, nii põgened vaid enda eest ja tammud aina tagasi. Püüdes ringist välja saada, kannad kaasas pagasit, nii põgened vaid enda eest ja tammud aina tagasi. Nii see on jah ikka olnud, miski ei saa muutuda, kui valikute rägastikus midagi ei muuda saa. Nii see on jah ikka olnud, miski ei saa muutuda, kui valikute rägastikus midagi ei muuda saa. Muuda saa, muuda saa, muuda saa, muuda saa. Kestavad, räästal ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Õnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Eks sa ise otsusta. No me oleme juba asjad siin lahti võtnud, aga siis seal oli meie tuba. Mingid asjad. Siin oli ka mingi tekk. Meil on ka magamiskott. Ja võt siis selline ikka tuvakene on. Väga puhas on. Aga lihtsalt ongi siin hästi lihtne ja võib-olla mitte nii ilus, aga puhas on. Mis on nagu põhiline asi. Eks see Austraalia ole meid natukene karastanud ka. Nii ongi meie matkapäev lõpule jõudnud. Olime siis liikumises kuskil selline 6,5-7 tundi. Pluss siis lõuna ka. Väiksed pausid ka sisse. Need pausid on tegelikult väga tähtsad. Et ilma nendeta siis tõmbad ennast suht läbi. Et isegi need pisikesed pausid teevad suure vahe sisse. Rada on väga-väga ilus ja huvitav olnud. Ja läheb aina ilusamaks ja raskemaks ka. Täna oli selline esimene päev, aga päris suure osa rajast juba läbisime, et tulime otse Forest Campi. Et plaanis oli, me olime kell 2, olime seal, kus meil oli plaanis olla kell 4. Et ju me siis oleme enam-vähem tempokad olnud. Ja jah, mina käisin duši all ka ära. Mulle meeldib külmu duši teha ja siin sai seda tasuta. Aga kui sooja duši tahad, siis pead maksma 300 kohalikku ruupiat. Et ei ole suur summa, aga kuna siia mägedesse seda gaasi tuua on ikka raske, siis arusaadav ka, et see maksab. Jah, ööbimine on selline askeetlik, aga mina arvan, et ajab asja ära küll.
nii, siin on väike beebipühvel. Nunnu. Tuleb välja, et ka kõrgmäestikus saab võrkpalli mängida. Nii, trepid lähevad üles. Mõtle, kui oleks teine elu, siis teeks kõike paremini. Palju vigu, palju melu, siis laulaks valjemini. Haaraks ohjad härjal sarvist, nagu oleks aega vähe. Tead, ma mõtlen selles elus. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja mälu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Ja süda see... Nii, nüüd jõudsime low campi juba paari tunniga. See on 2900 meetrit kõrge, eks me oleme kõige kõrgemal, kui me kunagi olnud oleme. Just. Enesetunne on päris hea, aga tänane päeva algus vähemalt on palju raskem olnud kui eile. Meid hoiatati ette ka. Ja seal on siis see Kalasaba mägi. See on selline püha mägi, sinna otsa ei tohi keegi ronida. Selline kaunis. Ja jällegi väga ilus see ööbimiskoht on siin ka, aga meie lähme täna hike campi. Ja siis see matkaboss või matkagiid rääkis meile ka, miks ta Pühamägi on, et kunagi 2 jaapanlast üritasid sinna ronida, aga kunagi tagasi ei tulnud ja peale seda ongi see Pühamägi, et sinna ei tohi minna, et sealt keegi tagasi ei tule. Aga see on väga-väga terava tipuline, et ma ei imesta, et sealt keegi tagasi ei tule. Nii, ja tavaliselt jah, enne lõunat me teeme sellise teepausi, siis kõnnime edasi, tunni-paar, siis teeme lõunapausi. Et sellised väga mõnusad pausid ja pausikohad on siin. See siin on ajutine, oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Nautin palju kuumi öid ja päevi valan pisaraid. Lakkund haavu valusaid ja tundeid tundnud elusaid. Põgenedes enda eest ma teinud haiget teistele. Kaanind, et kord hakkaks parem, korduvalt siin olnud varem. Tasalikult tagurpidi kasvanud ma läbi valu. Igal piirul targemini kustutanud elu janu. Tahan tulla, tahan tulla, tahan olla, tahan olla, tahan tunda, tunda, et kui mina lähen. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Et kui mina lähen, mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud. Nii, ja jõudsimegi hike campi, mis on 3500 meetrit. Ja kogu see teekond koos lõunapauside ja tunniajase tee joomisega läks 7 tundi. Aga siin üleval on küll tunda, et siin on õhk palju hõredam. Et kui muidu oleks jaksu, siis mitte nii palju. Siin on suured kuked või kanad, ei tea.
kanad vist. No nii, kell on 4 hommikul. Varajane äratus, et jõuaks päikese tõusuks siis sinna vaatepunkti, ehk siis ka kõige kõrgemasse punkti. Vaikselt lõdiseme, päris külm on siin, ma ei tea, tunnen nagu mingi 5 kraadi oleks. Nüüd on juba hingata väga raske, kogu aeg siuke tunne, et kopsul lihtsalt ei lähe õhku täis. Aga vist oleme enam-vähem lähedal seal tipule ja päike juba tõuseb. Aga need sammud on ikka väga retsid juba, nii kõrged astmed. Aga väga head siin on astmed. Rohkem aknigu ja. Mani penne hom, 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 mani penne. Jõudsimegi enda retke lõpppunkti. Päike vaikselt tõuseb ja mäed on väga imelised. Ma ütlen ausalt, see oli ka päris raske, aga tehtav ikkagi. Lihtsalt õhku oli vähe, lihtsalt hingad, aga siuke tunne nagu kopsud ei läheks õhku täis. Tulime tuule eest varju ja teed jooma, et see tuul on päris külm ikkagi. Musta teed mõnusalt. Praegu on soe ja väga tore lasti istuda ka tuule ääres, aga poole tee peal ma tahtsin pooleli jätta. Päris raske oli küll, aga nüüd oleme tipus.
okei. Teepott tulele. Läheb. See on vist seesama koer, kes enne vist mööda läks. Tundus, et ta jõudis Essaga siia tippu. Nii, see vaatepunkt on siis 4200 meetrit. Et 4500 peale me ei jõudnud, sinna saab minna, aga seal lihtsalt ei ole väga palju vaadata. Ta on mägedab, noh. Jah, seal on teised mäed nagu ees, et ei näe neid suuri mägesid. Ja lähmegi allaminek läheb vägagi ludinal. Hingamisega pole mingit raskust. Natuke hakkab põlvedele ja pead lihtsalt ette vaatama, et mingi lahtiste kivide peale otse ei astu, et ei kukuks. Aga praegu juba väga mõnus ja lihtne võrreldes sellega, mis oli hommikul. Nii, ja jõudsimegi tagasi low campi. Kogu see asi võttis aega, kohe ma ütlen, 3 tundi 40 minutit. Kuskil enam-vähem tunnikes olime üleval ka. Siis hakkas juba külm, tulime alla. Ülesminek natuke alla 2 tunni ja alla siuke, ma ei tea, tunnike natuke rohkem. Puhta jääs kõik. Nii, ja nüüd liigume low campi. Ja vahepeal sööme ära. Sun back, and mule is like carried alone with the sun. Yeah. I think this mule is very jealous. Yeah, look him. Yeah. Namaste. Nii, täna ongi meil siis 3. päev ja käisime siis
viewpoint'is ära, ehk siis seal vaatamisplatvormil või nagu sai kõiki neid mägesid nagu väga lähedalt näha. Ja siis kõndisime hästi natukene edasi ka ja hakkasime alla tulema. Alla tulek on natukene lihtsam või oluliselt lihtsam tegelikult, aga see on kaks asja. Et üles minna on hingamise mõttes väga-väga raske, et lihaste mõttes meie jaoks ei ole olnud nagu väga raske, aga alla tulek on see, et kuna pole harjunud sellist füsiokeel tuleb nüüd sisse, et eksentriline selline liigutus on allaminek. Ehk siis koormab palju rohkem jalgu, reisi. Minul ka hüppeliiges on natukene selline ebastabiilne alla tulles, ma tunnen, et paremaga on jumala okei, kui mingi kivi kuidagi imelikult jääb, aga vasakuga on kohe kergelt valus. Aga see on hea, see on treening talle ja et praegu tulime sööma. Aga mina küll täna tunnen, et füüsiliselt on just mega raske. Et ma hakkan ära nagu väsima, et need esimesed 2 päeva oli selline okei. Teine päev oli päris raske ka, et me läksime väga palju üles. Siin helikopter. Just on näha. Kuulda on, ma arvan küll, igal juhul jah. Ja täna oli ülesminek hästi raske, et mul on kell ka kogu aeg käe peal, ma ei ole pannud nagu mingi treenirežiimi sisse, ehk siis ta nii palju, kui ta mu pulsi järgi loeb, et siis ta loeb. Ja täna hommikul mingi, mis oli 2 tundi umbes üles, siis seal üle võime natukene ja tund aega alla umbes või midagi taolist, võib-olla natuke rohkem. Oli mul tulnud juba mingi aktiivseid kalorid 1290 ja mul oli nagu väga-väga raske üles minna. Hästi raske hingata, nagu tõesti tunned lihtsalt ei jaksa. Et ma arvan, see on küll juba kõrguse värk, et meie see giid ütles, et 3000 pealt ükskõik kes. Et 3000 pealt muutuvad inimesed aeglasemaks. Aga ma tundsin, et ma olin ikka nii aeglane, mõtlesin, mida ma ikka ronisin üles, et siit ka juba seda mäge nähtud, et aitab küll, et ma olen juba ilusad pildid kätte saanud ja näinud ja vaadanud ja imetlenud ja aga ei võtsin need 1, 2, üritasin mõelda ja siis lõpus läksid nagu astmed ka hästi järsuks, hästi nagu sügavad astmed olid, et siis see tegi ka veel raskemaks, et lihas saab rohkem hapnikku, aga hapnikku ei ole. Ei iga hommiku üks selline vaade alla. Jootsin oma hommiku kohvi või teed või sööd hommikusööki. Pole viga, ma ütlen, elu on päris ilus hetkel. Nii, ja täna oli siis päeva mõttes või kõndimise mõttes võib-olla lühem päev, et me kõndisime hommikul siis sinna vaatamispunkti ära ja tulime alla, tulime low-campi. Kella 12 tulime juba siin, selles suhtes ikkagi nagu suht pikk päev. Siis ma alustasime kell 4:30, aga mitte nagu selline päev nagu muidu on olnud. Ja siis homme lähme siit täitsa lõpuni välja. Korrakult ära põlenud ka, kuigi on päikesekreemi kasutanud. Aga low-campis ma näitan, milline meie majutus on. Selline. Siin on meil kotid juba laiali ja natukene riidid ka laiali. Seda me kasutame niisama hoiustamiseks ja siis selline voodi on meil. Et nagu suht basic ja käisime just pesus ka. Et pesta saab tasuta külmaveega. Minule külm dušš ei meeldi, eriti pesemiseks niimoodi. Aga praegu, kuna väljas on soe, siis ma olen okei, et ma võin nagu. Et kui õhtul oleks nagu külm, siis ma ka kindlasti teeks, et eile näiteks ma pesin ennast baby wipesidega. Aga päev enne seda, siis ma sain sooja duši all käia. Aga sees maksin siis. Täna on väga külm päev olnud üleüldse. Üks väriseb siin magamiskotis. Ja mul on fliisi soe pesu seljas. Mina planeerin minna ilma riieteta. Ma ootan ka võib-olla varsti ära. Sest minu kogemus on nii on vahel isegi soojem. Aga külm on küll.
Nii, tere hommikust, täna on 4. päev ja täna me lähme siis täiesti välja, alla tagasi välja Low-Campis Sidingusse ja sealt siis lähme džiibiga Bukharasse tagasi. Praegu on kell mingi 7 hommikul. Mina ärkasin isegi natukene enne äratuskella, sai magada kuskil 9,5 tundi ja üks asi, nagu kui muidu ei ole lihased otseselt nagu valusad olnud, siis praegu sääred. Nagu ma tundsin kõndides, tundsin rämedalt reisi, aga hetkel sääred on rämedalt valusad, et ma ei teagi, praegu astsin ühe suurem astme alla ja nagu puu hobune, nii et ei tea, kuidas allaminek hakkab toimuma, aga eks saab soojaks ja siis on normaalne. Aga viimane päev, viimane hommik ja siis saame tsivilisatsiooni jälle. Kuigi ega selle pole mitte midagi halba olnud, et siin tsivilisatsioonist väljas olla, et meil ei olegi olnud mingi 3-4 päeva internetti, mega mõnus ja jah, elame oma parimat elu siin mägede vahel ja mägedes. Nii, võib-olla ma olen unustanud duširuumi näidata, ma näitan siis ka. See on siin selline madalamal kõrgusel, need on natuke uhkemad. Siin on selline duš, et keerates hakkab siit otsikust tulema. Siin on see otsik ka. Aga kui lähed kõrgemale kõrgusele, siis on lihtsalt ämber ja vesi. Kui kopsik on sees. Etleed suitsupääsud seekord jäävadki. Luba, et päike ei paista pilves enam päevagi. Mul tuleta meelde, et kõigil ilma rahvastel on alla vapustavad hea. Ja siis korda mul veel, et homme on ka päev. Ehk siis lausudad, kuid mitte kõik nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsama nii. Mind hoiab põued taskus super suure hoolega ja näed, et ma olen jätkuvalt siin. Lausudad, kuid mitte kõik nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsama nii. Mind hoiab põued taskus super suure hoolega ja näed, et ma olen jätkuvalt siin. Ei kadunud kuhugi. Kasvatatakse natuke salatit. Nüüd oleme juba üsna madalale jõudnud. Allaminek käib ikka tükk kiiremini. Aga ikkagi peab keskenduma, et mingi lahtiste kivide peale ei astu valesti. Ei ole see filmimine ka nii lihtne. Ütlesin, et see on minu telefoni, kui te räägid. Ja. Siin on sellised mesilastarud, et nagu puupakust tehtud, üks ots on lahti. Ja kui tuleb hooaeg, siis võtad ühe otsa lahti, ilusti kaane pealt ära. Ja siis seal on kõik mett täis. Sellised huvitavad. Minu käesed. Ja siin põh välja ahutab ennast ja sööb, samal ajal on ikka elu. See on ilus pointu siin tee peal. Nii, ja see on siin siis juba tehniliselt autoga läbitav tee. Et siia, mis selle koha nimi oligi, Sindha äkki, siia saabki ainult autoga, see läheb džiibiga, tavalise autoga ei saa ligi. Et siis tulebki tellida džiip. Nii, siin džiibid juba ootavad kliente. अर्को पनि त्यो यताउता गरेर लिएर आइदियो बेलाखेरि मैले 5,000 भनेको थिएँ हुन्छ भनिरहेको क्या
माथि बस्न पनि अलिअलि मन त गर्दै थियो मैले पो अलिक ढिलो हिँड्यो अनि त अब यहाँ बस्नु यो बाटोमा यो गाडीहरू कसरी टिक्दैन गाडी कमै त Tää on hästi. Väikse kraaniga raske. Parem pool see raja peal voolab vesi. Lähme siit. यहाँ त नसिधी भएन हेर्दा रहन्छ नि 3-4 गाडी चाहिँ 16वटा 17वटा आज फर्किनुहुन्छ है Sõidame siin voolavast veest läbi.